Keelne kolmardus oli midagi ebatavaline minu jaoks. Sulle meeldib ka õpetaja olla? Pigem mitte. Aga kas sulle meeldivad ka arvutimängud? Mis sport? Sa oled ka võrkpalliringis, õpetad. Tere, mina lihtsalt Kõressaare, see on Kallavere Keskkooli podcast. Minu tänaseks külaliseks on poiste kehalise kasvatuse õpetaja Tõnis, tere. Tere. Kuidas sa sattusid siia kooli? No nii, kõigepealt ma lihtsalt teadsin, et siin Maardu linnas eksisteerib mingisugune väga ilus pisike Eesti kool. Ja siis ma mõtlesin, kui otsisin tööd, siis ma kindlasti tahtsin siia astuda, sellepärast, et Eesti keelne kolmardus oli midagi ebatavaline minu jaoks. Ja sellepärast ma valisingi selle kooli. Aga millal alustasid üleüldse õpetamist või see on esimene kogemus? Ei ole väga tegelikult esimene, pigem koolis on esimene, aga ma samuti töötan noortreenerina. Nii et selline kogemus lastega on olemas, aga just kooli kogemus puudus ja see on minu esimene tegelikult kogemus. Aga kuidas siis karjäär algas, kui sa üleüldse oled ka treenimisega õpetanud, kuidas see algas? Koolikarjäär või? No üleüldse õpetamise poolest ka trennid niimoodi. Mul oli siuke tunne, et mulle meeldib õpetada. Ja siis, kui astusin ülikooli, sain aru, et see on just see, millega ma tahan tegeleda. Okay. Ja sellepärast see läks niimoodi. Kas sulle meeldib ka õpetaja olla? Ja kindlasti. Mul on isegi ausalt tunne, et see on just see, millega ma tahan tegeleda. Nii et ma saan öelda, et jah, meeldib. Kas sa oled siin koolis saanud ka endale uusi sõpru? Mis hulgas? No üleüldse, kas õpetajatega sõbraks saanud või õpilastega? No mitte väga sõbraks, meil on head suhted kõikidega. Ma loodan, et kõikidega. Aga just nagu sõpru väga ei saanud, no ma ei tea, kas seda võiks nimetada ma ei tea selles mõttes, et pigem meil on lihtsalt head suhted. Aga kui sa siia kooli tulid, kas oli raske keskkonnaga sulanduda ja saada teistega nagu? Ei, pigem mitte, sellepärast, et minu kolleegid on suurepärased. Nad on väga sõbralikud, nagu kui mul on mingisugune probleem või ei tütu või midagi juhtus, siis ma saan nendele pöörduda ja siis nad hea meelega vastavad minu küsimustele ja siis aitavad mind ja siis selles mõttes kõik on täitsa okei. Aga miks sa seda töö valisid? Sulle küll see meeldib, aga kuidas tuli see laiemas plaanis idee hakata õpetajaks ja üleüldse hakata õpetama ja niimoodi? Tegelikult plaani ei olnud. Oli plaan, ma ei tea, raha teenida alguses, kui ma lõpetasin ise kooli. Ma teadsin, et mulle see meeldib ja ma tahan sellega tegeleda, aga üldises mõttes see oli natuke teistpidi. Mul oli 2 ülikooli, mida ma tahtsin valida. See oli Mereakadeemia ja siis kõik tegelikult. Ma isegi pole mõelnud selle kohta, et saan õpetajaks. Tegelikult mind kutsuti sinna Mereakadeemiasse ja ma hakkasin nendega rääkima seal. Ja samal päeval ema mulle helistas, kuule, et Deniss, see mingi suurepärane koht Tallinna ülikoolist, kehakultuur. Äkki sa tahad proovida, saad treeneriks õpetajaks. No ema, ma väga ei taha tegelikult. Ma juba otsustasin, et ma saan kapteniks. Ja siis, kui pärast ma hakkasin mõtlema, et okei, aga äkki ma saan õpetajaks ja siis on suurepärane idee. Ja siis, kui ma läksin suhtlema Mereakadeemiasse, mind küsiti, kas teil on mingisugused teised ülikoolid, kuhu te siis astusite? Ma ütlesin, üks ülikool on et minu vanemad tahavad, et ma saaksin õpetajaks. Aga mina tunnen, et ma tahan kapteniks saada kindlasti. See on see, mida mina tahan, mis on minu eesmärk ja nii edasi. Ja pärast teisel päeval ma tulin Tallinna ülikooli sinna, ma ei tea, suhtlema. Ja siis mind küsiti, kas olid mingisugused teised ülikoolid. Ma ütlesin, jah, on Mereakadeemia, aga minu vanemad tahavad, et ma siis astuksin sinna. Aga mina ise tunnen, et ma tahan õpetajaks saada. No, niimoodi ma olen siin. Sinna ja sinna võeti. Ja peamiselt see tuli spontaanselt ja vanemate soovil? Ei, mitte väga spontaanselt. Mul oli siuke variant peas, et ma mõtlesin selle kohta. Aga pigem see ei olnud
tõsine plaan nagu et pigem see läks spontaanselt, aga ma olin selleks valmis. No, aga kuidas suhted õpilastega, kas nad nagu austavad teid, saate hästi läbi ja... Õpilastega? Jah. Minu arvates, miks see töö on väga hea, et sa saad nendega suhelda ja sa hakkad tundma, et sa oled nende eas. Meeste jaoks ma arvan, et see on väga oluline, et nagu mingi asi on selles, et kui nad teevad nälja, mul on näljakas. Ja see on kõige parim asi, ma arvan, elus, et kui sul tööl on näljakas. Et mulle meeldib nendega rääkida, ma ise tunne, et ma ei ole juba palju 5 aastat tagasi kooli lõpetanud, et nagu ma olen nendega samal, ma ei tea, lainel. Aga kas nagu on rohkem tunde neid või võiks olla rohkem või liiga palju, et nagu nendega suhelda ja niimoodi? No see on tegelikult hea küsimus, sellepärast, et tunni ajal ma räägin nendega nagu kaitseväes, nagu mitte väga inimlikult. Ehk siis, no ma ei tea, valvel, parem pool, niimoodi, nagu kaitseväes. Ja see ei ole väga hea, aga mõnel ajal saab nendega rääkida nagu reaalelus, ütleme nii. Aga kui on see vahetundidel avatud saal, kas sa ise oled ka seal ja mängid või sa rohkem oled oma kabinetist teed omi asju? Alguses ma mängisin küll teistega, aga praegu ma pigem vaatan, kuidas seal toimub, sellepärast, et kogu aeg keegi tuleb ja hakkab kaibama. Ei, õpetaja, Steven servis liiga kõvasti, ma sain haiget nagu niimoodi selleks. Ja ma pean rääkima siis Steveniga või mitte Steveniga, et okei, et normaalselt ma pean jälgima, et kuidas nad seal käituvad. Aga kas sulle meeldivad ka arvutimängud? Arvutimängud? No, jah, võiks küll niimoodi öelda, aga praegu ei ole väga palju aega selleks. Mis oli esimene spordiala või trenn, millega sa üldse tegelesid? Äkki jalgpall. Mingi tavaline, täitsa banaalne asi, et ma hakkasin äkki jalgpalliga mängima. Ma tegelesin, ma ei tea, uimisega, mingi karateega, mingi ja nii edasi korvpalliga, ja. Aga no, ei ole minu oma. Aga millega sa hetkel kõige rohkem tegeled spordiala poolest? Tegelikult, kui ma astusin kooli õpetajana, siis ma lahkusin tippsporti. Et ma olen arvutaja, eelmisel aastal olen tipparvutaja, sain A-finaali Euroopakatel, sain 8 koha seal. Ehk siis see oli minu nagu punkt, kus ma mõtlesin, okei, nüüd ma pean midagi tegema ja astusin siia. Kas sulle meeldib ka autosport? Mis sport? Autosport. Vaadata või? No üleüldse vaadata või mulle meeldivad autod kindlasti, see on minu, võiks öelda, et see on minu kirg, aga autosport või mingi ralli ei ole väga minu oma. Mis on sinu kõige lemmikum spordiala? Kõige lemmikum, no kindlasti harjutamine, millega ma pean ütlema, et harjutamine. Ma pean ütlema, sellepärast, et ma olen sellega tegelenud ja ma olen samuti noortetreener. Aga tegelikult kõik need spordialad, mis on meil praegu koolis, nagu võrkpall, korvpall, jalgpall on ebareaalselt meeldivad minu jaoks. Ja võiks öelda, et need spordialad palliga. Kas sa ise tegeled ka, näiteks kui on võrkpalliring, kas sa ise oled ka võrkpalliringis õpetad? Ka üks ma enam ei anna võrkpallihuviringi, et varem andsin aga ma hea meelega mängin lastega. Selles koolis oli natuke ootamatu, et lapsed on väga tublid selles mõttes, et kui mina hakkan mõtlema, kuidas meie mängisime seal võrkpalli, ma ei tea, 6. klassi või 7. või 8. Vahet pole, me mängisime ülihalvasti, aga selle kooli lapsed on väga head. Aga mida põnevat oled ise koolis teinud või korraldanud, mingid turniire võib-olla või mingid võistlusid? No, mulle kindlasti meeldis see turniir, mis oli ülimaardu, nagu see rahvaste palli ja siis võrkpalli turniir, mis meil oli seal meie koolis. Mängisid 5. klass mängis kindlasti ja siis 9. klass mängis kindlasti ja siis seda vaadata oli ebareaalselt. Ma olin kohtunik, aga ma nii tahtsin karjuda, nii tahtsin rääkida, nagu davai, no mängige poisid, keskenduge niimoodi, aga ma olin kohtunik, aga see oli kõige parim mäng minu elus.
kui 9. klass mängis vist Martu gümnaasiumiga. Kas sa oled üldse hetkel mõelnud valida mingi teine eriala, mida õpetada või siis kuskil mujale tööle minna? Mujale tööle ma ei taha. Et no selle sfääris äkki, ma tahan äkki, ma ei taha, ma olen praegu treener, ma samuti olen õpetaja, ma olen personaaltreener, seal selles sfääris ma tahan edasi tegeleda. Aga siis, mis oli küsimus oota? Et nagu, kui sa peaksid või tahad oled mõelnud muuta eriala, mida õpetada või siis kuskile mujale tööle minna üleüldse? Ja eriala kohta ma tahan saada ka eesti keele õpetajaks. Et sellepärast eesti keel oli minu kõige lemmik aine koolis. Tegelikult mul oli suurepärane õpetaja. Ja siis ma hakkasin normaalselt eesti keelt õppima ja nagu isegi võiks öelda, et ma õppisin eesti keel ära tänu temale. Sellepärast, et 9 aastat, 8 aastat tagasi ma olin täitsa null nagu. Täitsa mingi vene laps, kes ei oska öelda, kes ütleb, pean minna nagu kuidagi niimoodi, et kindlasti ma räägin mitte ilma veadeta, aga ma praegu hakkan tundma, kuidas ma pean rääkima, ma vabalt sinuga räägin. Ma ei pea tõlkima peas eesti keelest vene keelde ja see, mis sa mulle räägid, ma lihtsalt vastan sulle niimoodi, nagu ma mõtlen. Ja sellepärast ma tahangi saada eesti keele õpetajaks. Miks mitte? See ei ole minu eesmärk, aga ma ei ole väga vastu. Samuti inimese õpetus on suurepärane aine. No jah, vot need 2. No arvestades, et sa said heaolu küsitlemine kõige rohkem soovijaid ja siis ma arvan, et õpilasse kindlasti meeldiks, kui sa annaks neid aineid ka. Mitte selles koolis. Miks mitte? Minu keeletase ei ole nii hea, et õpetada siin eesti keelt. Tegelikult äkki vene lastele võiks küll ja ma tunnen, et mida nad tunnevad, mida nad teavad, mida nad tahavad öelda, sellepärast, et vene keeles, kui sa ütled, samuti see näidis, mis oli, pean minna. Vene keeles on pean minna, eesti keeles on pean minema ja ma saan need asjad nendele selgitada, et miks see just nii nagu peab olema. Võt sellepärast see olekski mul väga huvitav nendega teha. Aga koolis, mis olid kõige lemmikumad aine, mida sa reaalselt igatsed, et võiks ise ka veel tahaks neid tagasi, võiks neid veel õppida? Kindlasti eesti keel, jah, kindlasti eesti keel. No nagu mul oli siuke mõte, et öelda kehaline kasutus, aga see oli meeldiv, ma ei tea, põhikoolis, aga gümnaasiumis oli, sa enam vähem oskad kõike teha ja gümnaasiumis ma leidsin, et mulle väga meeldib eesti keel. Aga mis vahe on kehalise kasutada algklassidel ja niimoodi põhikoolil ja võrreldes gümnaasiumiga? Mis vahe? No pean mõtlema. Algkoolis pigem suhtlevad oma vahel niimoodi kehakeeles. Et see on väga meeldiv seda lihtsalt vaadata, et kui nad suhtlevad oma vahel, kasutavad kehakeelt nii või naa, nad on väga rõõmsad, et kui tuleb mingisugune põhikool, siis nendel on okei, nad juba teavad, mida nad peavad tegema, aga need on nii rõõmsad, et kehaline kasutus pall, väga hea pall, enda ma tahan palliga mängida niimoodi. Aga ma arvan, et see on üldine asi, nagu kõik lapsed on sellised. Aga kas annab kõikidele klassidel kehalist kasvatust või rohkem nagu põhikool ja gümnaasium või kuidas? Mul on terve põhikool, terve gümnaasium ja siis algklassides on ainult teine klass. Aga mis sa arvad meie koolist, et mida sinu meelest võiks paremini olla? Meie koolis? Jah. Ei oska öelda. Mul on suurepärased kolleegid, meil on suurepärane direktor. Nii et teised inimesed ka mulle väga meeldivad. Et nende kohta ma ei saa midagi öelda. Tegelikult küll mul kõik meeldib. Et kui ma just tulin siia ja mulle hakati näitama, nagu, milline spordisaal meil on matisaal, see on mingi haige asi, matisaal koolis, mis see on, kuidas on võimalik, ma pole näinud seda mitte ühtegi korda, et õues korvpalliplats, ainult meie oma nagu,
me ei jaga seda kellegagi tenniseplats, see on ebareaalne, te peate seda väärima, sellepärast, et see on ainuke kool, kus see üldse on olemas. Ehk siis selles mõttes, kui ma tulin siia, ma mõtlesin, okei, ma tahan siin töötada, kindlasti tahan. Nii et otse milleski puudust ei tunne meil? Väga mitte. No natuke on küll, et kui tuleb mingisugune klass ja seal on 4 inimest, see on väga kahju, et no aga saab hakkama, aga no tahaks natuke rohkem. Aga kuidas õppijad suhtuvad sinusse, kas nad on ka selles suhtes natuke rangemad või proovivad nagu hästi käituda? Õpilased? Jah. No alguses, kui ma astusin siia, öeldakse, et ma olen ülirange õpetaja, mingisugune selline, aga ei, ma nõuan distsipliini. Ja kui lapsed saavad aru, et distsipliin on ülitähtis, et nad käituvad hästi normaalselt. Ehk siis selles mõttes praegu probleemi ei ole, ma olen siuke hea pehme õpetaja. Et ma väga ei karju, ma räägin nendega väga tõsiselt, ütleme nii, ja nad peavad aru saama, mida ma räägin. Nii et õnneks käitumisega hetkel neil probleeme ei ole? Ei ole. Aga mida soovitaksid erinevas vanustes lastele? Oota, kellele? Erinevates vanustes lastele. Mida saan soovitada? Hästi käituda. See on kõige tähtsam asi. Aga kui ütleme, et õpilane tuleb sinu juurde probleemiga, siis mida sa teed selles olukorras? Kas sa proovid ise lahendada või ütled kellegile teisele, et lahendaks? Ma ei pea seda välja mõtlema, kuna see toimub väga tihti. Et kui tüdrukul on mingisugune äkki probleem tema mehega, ta tuleb, küsib, Deniss, kas see on hea või see ei ole hea, kas ma pean niimoodi tegema või niimoodi, või ta tegi seda, kuidas ma pean reageerima. Niimoodi ma võin soovitada ja siis ta tuleb pärast, okei, see oli hea, nagu, aitaks sulle Deniss, et sa ütlesid seda mulle. Samuti nagu kui poisid ütlevad mulle, et no Deniss, ma tahan tugevaks saada, mida ma pean tegema, ma hea meelega ütlen talle, et nagu ma olen personaaltreener, ma võtan väga palju raha selle eest, aga kui mingisugune laps tuleb minu juurde ja küsib nõuet või tahab midagi teada saada, midagi head, siis ma kindlasti räägin temaga, ma ütlen talle, mida ta peab tegema ja nii edasi ja nii edasi. Nii et need mured, ma ei ole selline inimene, et no, kui sul on mingisugune probleem, no mine sinna, räägi seal temaga. Jah, temaga, mine ära. Ja niimoodi ma ei taha teha. Et mulle meeldib nendega suhelda ja ma enam-vähem saan aru, mida tunnevad ja siis ma saan midagi head nendele soovitada. Aga kas õpilased ka vahetundides niisama tulevad rääkima või? Jaa, mõned väga tahavad rääkida, ma ei hakka ütlema kes, aga mõned õpilased, ma arvan, et nad ei räägi piisavalt teiste inimestega elus, tavalises elus. Ja nad tulevad, nad lihtsalt tahavad rääkida, tahavad öelda, palju Pokemon kaarte nendel on, tahavad öelda, mis temaga juhtus eile, küsivad, kuidas mul läheb, ma hakkan nendega rääkima selles mõttes, et kui nad tunnevad seda ja ma näen, et nende elus ei ole piisavalt seda, siis ma kindlasti räägin temaga. Aga kuidas sulle endale see podcast meeldis? See podcast? Jah. See oli samuti see asi, mis meie koolis praegu on, miks meie kool erineb teistest, sellepärast, et ma olen kindel, et no, mis koolis veel seda tehakse. Kes mind veel kutsub podcastile, et rääkida, kas mulle meeldib arvutimänguda või ei ole. No, või ei meeldi, no. Aga no, täiesti väga hea, et kas see on teie initsiatiiv? No, meil on natukene ikka öeldud, et võiks teha, aga peamiselt me teeme seda jah rohkem. No, see on veel näeb väga professionaalselt, ning kaamerad, väga ilusad head mikrofonid ei ole, ma ei tea, ei maksa paar eurit, no. Selles mõttes väga hästi, nagu poisid on väga suurepärased, et see on täitsa tore. Aitäh! Ja sellega me lõpetame tänaseks ja järgmisel podcastil näeme.